Tere tulemast Narva, Narva kolledžisse. Siin meil toimub üks huvitav seminar, heaoluseminar. Ja tervitan kõiki, kes on siia kohale jõudnud Narva kolledžis ja ka neid, kes on liitunud Zoomi kaudu või vaatab meid Facebookis otse ülekandena. Nii, kas meil tõlge toimub? Korras? Korras. Nii, minu nimi on Jacqueline Holter, esindan siin Narva linna, õigemini siis Narva linnavalitsuse arhitektuuri ja linnaplaneerimise ametit. Olen praegu kõigiga tuttav, näen palju osalejaid, kes on meil heaoluskoori uuringus osalenud. Aitäh, et olete vastu pidanud ja tulite siia meie seminarile. Nüüd ma annan sõna edasi Narva linnavalitsuse arhitektuuri ja linnaplaneerimise ameti direktorile Kaie Ennole. Aitäh! Tere õhtust minu poolt, armsad külalised. Väga rõõmustav on teid kõiki näha siin. Heaolu. Miks me seda uurime, mille jaoks see projekt oli meie jaoks põnev või miks me üldse soovisime sellise projektiga liituda? Narva linnavalitsus on alustanud 2020. aastal uue üldplaneeringu koostamise. Mis on ja miks me seda teeme? Üldplaneeringuga me saame suunata linna arengut ja me oleme praegu läbi mõtlemas linna arendamist aastani 2035. Ja kes ütleb, milline on parim linn aastal 2035, parim Narva, kus noored tahavad elada, nad ei taha siit ära minna. Meie heakatel on mugav oma koduses linnas ringi liikuda, neil on kohti, kuhu minna. Meie tööealistel inimestel on töökohad, linnaruum on meeldiv, me tahame siin olla, meil on siin mugav olla, meil on siin heaolutunne. Kuidas me saame teada seda, milline on Narva inimestel heaolutunne linnaruumis, kus on need head kohad, kus on kohad, kus me tunneme ennast halvasti ja mida oleks vaja muuta ja parandada selleks, et narvalane oleks õnnelik oma linna üle. Me oleme teinud erinevaid uuringuid 2021. aastal ja küsinud inimeste käest, milline see linn on, kus nad tahaksid elada. Me oleme küsinud seda koolinoorte käest ja ka siit kolledžiõpilaste käest. Me oleme küsinud ettevõtjate käest, milline on nende nägemus heast Narva linnast, kus oleks hea ettevõtluskeskkond ja kus nad tahaksid ettevõtlust arendada. Me oleme küsinud nüüd ka heakate käest, mis on nende ootused Narva linna ja linnaruumi osas ja kuidas nemad ennast hästi tunnevad, mis tooks neid kodudest välja ja kui lihtne siin linnas oleks olla. Need kõik need teadmised, mis me oleme saanud inimeste tagasisidena, on äärmiselt väärtuslikud. Ja see on ainult üks pool sellest, kuidas teada saada, kuidas inimesed ennast hästi tunnevad. Ja kui aasta tagasi avaldati info, et on plaanis selline äärmiselt põnev projekt, et uurida, kuidas inimesed ennast linnaruumis tunnevad. Me leidsime kohe, et meie jaoks äärmiselt põnev nii selles kontekstis, et me teeme üldplaneeringut, kavandame oma linna, küsime seda inimeste käest, aga nüüd on meil võimalus teada saada, kuidas inimesed tunnevad ka teadlaste poolt vaadatuna. Seda teadmist
on meil uute planeeringu ideede kavandamisel äärmiselt oluline arvestada, kui me otsustame linnaruumi kusagil muuta või suunata erinevalt sellest, milline ta praegu on. Me kõik teame, et viimased kümmekond ja rohkem aastat elanikkond Narvas väheneb ja see mõjutab varem või hiljem ka meie linnaruumi. Ja me peame hakkama tegema väga erinevaid, ilmselt ka karme otsuseid selles osas, kuidas linna avalikku raha suunata, milliseid piirkondi arendada, miks me neid arendame või me peame ka aru saama, miks me mingeid piirkonda ei arenda. Ja see oli ka üks olulisemaid põhjuseid, miks me soovisime selles projektis osaleda, et tegelikult ka aru saada, et kuidas inimesed ennast erinevates punktides Narvas tunnevad. Et see annab meile lisateadmist, lisakindlust, üldplaneeringuga paremaid otsuseid teha, põhjendatumaid otsuseid teha ja tõesti siis ka läbi teadusliku vaatenurga nii-öelda linnaruumi õigemini, paremini ja parema arengu suunas siis ka kujundada. Ja suurimad tänud kõikidele neile inimestele, Narva linna inimestele, kes meie projektis osalesid. Ilma teieta me seda teadmist mitte kuidagi saanud ei oleks ja tänu teile on ehk Narva linn 15 aasta pärast väga-väga palju parem koht. Aitäh teile! Aitäh, Kaie! Jätkame oma programmiga. Mis siin ikka, et järgmisena me kuulame lugu sellelt inimest, kes ise osales meie heaoluskuru uuringus. Aga enne, kui ta tuleb siia esinema, et me paneme käia ühte videot. Ma alati unistan sellest kohast, kus mul nagu silm rõõmustab, kus ma naudin seda keskkonda ja ma tahaks, et siin rohkem oleks ilusaid maju tegelikult. Nii. Ma loodan, et teile meeldis kõik, tuletasite meelde need, kes on osalenud.
kuidas see oli, aga nüüd ma palun Siimonit. Siimon, palun tule ja räägi oma siis kogemusest ja oma muljetest ja miks sa üldse tulid sinna sellesse uuringusse? Aitäh! Tegelikult, kuna Angelika oli siin videos, tahaks saanud ise ka tulla rääkida oma kogemusest, aga kui juba mind paluti, siis ma räägin. Jaa, miks ma tulin? Tegelikult on põhjus väga lihtne. Esiteks, mulle väga meeldib teadus ja teaduspõhised väljundid ja teiseks, mulle meeldib Narva ja Narva tulevik, eks ole. Ma tahaksin, et Narvas oleks kõik väga hästi ja areneks edasi. Kuidas kõik juhtus, täpselt nii nagu videos juhtuski. Mulle samamoodi pandi külge kõik igasugused andurid, lasti allkirjastada igasuguseid dokumente ja siis viidi igasse kohta Narva linnas ja pandi istuma alguses silmad kinni, siis silmad lahti ja siis vastata küsimustikule ja siis lahendada natukene matemaatikat, et siis nagu aju restartida. Ja tegelikult oli väga lahe kogemus selle põhjal, et esiteks ma nägin Narvat ka sellistes kohtades, kuhu ma iga päev ei sattunud, sest minu jaoks suurem osa tegevusest ja elust Narvas, kui ma elasin siin viimased mitu aastat, käis ümber ülikooli, ümber Raekoja platsi, ümber vanalinna, ümber kesklinna, kõik noorte asjad on ju siin, maksimum võib-olla Rauroos ja siis ma väga ei sattunud mujale. Ja siis tänu sellele, siis ma sattusin mujale ja sain hinnata siis oma heaolu skoori nendes kohtades nii-öelda siis. Ja tegelikult, mis mina enda jaoks nagu avastasin, on see, et ratsionaalselt päris mitu kohta tundusid kas head või mitte, olenevalt sellest, mida nägi mu silm ja mida mina nagu enda arvates loogilise mõtlejana siis nagu tundsin, et seal võiks olla, aga tõenäoliselt siis füsioloogiliselt ma võib-olla tundsin rohkem stressi ühes või teises kohas, mis on väga ka loogiline. Ja tegelikkuses lõpuks oligi see, et ma käisin nendes mitmes kohas. Ma kuulsin ka tegelikult minul vedas ühelt poolt sellega, et väga palju inimesi ei tulnud kommenteerima seda, mida meie tegime, aga osad ikkagi kaugelt midagi kommenteerisid ja kuna mul olid silmad kinni, siis ma kuulsin väga hästi, mis kõik ümberringi toimus. Siis jah, ma kuulsin ka seda, et kuidas inimesed kommenteerisid, et kas need meetodid siis, mida me kasutame, on valed või kohad, mida me välja valinud oleme, on valed või midagi sellist. Et ikkagi on näha siin natukene ka seda mentaliteeti siis, et kui me näitame midagi kellelegi on ja maailmas, siis me peame näitama ainult kõige paremat ja ainult seda, mis on hea, eks ole, ja me kunagi ei näita seda, mis halb või tavaline on. Ja aga üleüldiselt läks hästi, oli väga meeldiv, oli väga tore. Sain kindlust jällegi sellele, et lahe teadus tehakse ja ma loodan, et siit tuleb Narva linnale midagi sellist head välja, kus me siis oma tulevastes planeeringutes võib-olla ei lähtu siis inimeste või keskmise Narva inimese Facebooki kommentaarides sellest, kuidas talle ei meeldi uusarendused, vaid ikkagi sellest teadusest, mida siin tehakse ja mida tulevikus võib-olla siis tehakse veel edasi. Vot, aitäh! Aitäh, Siimon! Järgmistena meil räägivad teadlased ja enne siis me näitame ühte videot veel. Насколько приятно и безопасно чувствуют себя местные жители в своем городском пространстве. Например, здесь, в Нарве. Natukene võib-olla kurb on näha maha jäetud hooneid. Mina kardan siin käia. No minu jaoks on see tuttav ja kodune ütleksin niiviisi. Детишки бегают, вообще отлично. Нехорошо. Наверное, то, что тут машины иногда бывают. Очень неприятно. Тут вечером, когда идешь одна, немножечко страшновато как-то, неудобно. В принципе, здесь толком ничего такого нету, что нравится. Нам вообще город нравится. На этой территории между многоквартирными домами
Эмоций и мнений немало, но как получить научное, объективное представление о том, как чувствуют себя люди в городском пространстве? С помощью подготовленного учеными Таллинского технического университета исследования восприятия городского пространства можно измерить благополучие человека, например, на главной площади, в парке или в жилом районе. Этот метод учитывает как психологические, так и физиологические факторы. Результатом является набор данных, визуализированный на карте города вместе с параметрами оценки благополучия и руководящими принципами для его понимания и учета при планировании городского пространства. Он помогает понять, что, например, поднимает людям настроение, дает чувство безопасности или, наоборот, вызывает стресс и страх. Это эффективный инструмент для принятия научно обоснованных и фактически подкрепленных решений при преобразовании городского пространства, чтобы качество жилой среды и благополучие людей в городе повышались. Пилотный проект оценки благополучия при городском планировании под руководством Финест-центра передового опыта умного города проводится в 2022-2023 году в Нарве. Nii, et järgmisena siis jätkab Priit Ingver ja edasi tutvustate siis nagu järgmisi spiikereid ise, jah? Tere õhtust ka minu poolt. Väga hea meel siin olla. Teeks sellise soojendusküsimuse, et võiks nagu käega märku anda, et kes need kõik olid need julged, kes olid nõus selles eksperimendis osalema ja selle protsessi kõik, mis siin ennem väga tore. Igatahes meie suurim tänu sellepärast, et kui teid ei oleks, siis meid ei oleks ka siin praegu. Aga mina olen Priit Ingver, maastikuarhitekt ruumiplaneerijate meeskonnast ja võtan kõigepealt, juhatan siis sisse selle teadlaste avastused, siis selle meie kevadisel mõõtmiste perioodil. Nagu taustana siin oli, et meil on osales selles projektis 3 meeskonda. Meil olid ruumiplaneerijad, esindab mina siin täna, keskkonnapsühholoogid, kelle tööst siis räägib Kaja pärast, ja biomeditsiinitehnika insenerid, räägib Kristjan, võtab selle osa kokku seal. Ehk siis sellised ekspertteadmiste laiad valdkonnad omavahel kokku pandud ühte projekti. Ja mis nagu ka minu jaoks selle projekti hästi selliseks huvitavaks ja innovaatiliseks ongi just see, et mitte kunagi varem Eestis ei ole ühtegi projekti nagu pandud kokku 3 seda erinevat teadusvaldkonda. Kuigi samas kõik need 3 vähemal või suuremal määral tegelevad tegelikult inimese heaoluga. Meil on ruumiplaneerijad, kes siis vaatavad, kuidas õues meil asjad paistavad, kuidas see kasutusmugavus seal on. Meil on keskkonnapsühholoogid, kes siis uurivad seda taju poolt just, et kuidas me suhestume selle kohaga, mida me tunneme nendes kohtades. Ja siis sellise uue põneva lisandina ruumianalüüsi füsioloogid, kes siis välisruumis õues mõõdavad seda, kuidas meie keha reageerib mingitele erinevatele mõjutustele. Miks on see põnev, ongi just sellepärast, et me teinekord ise ei teadvusta üldse, miks meie keha niimoodi reageerib. Et meie käest küsitakse küsimusi, me vastame nendele sõltuvalt siis meie parema teadmise kohta,
või meie kultuurilise tausta kohta, aga meie keha me üldiselt nagu oma mõistusega on väga keeruline kontrollida ja sealt me saame lugeda väga palju põnevaid tulemusi välja. Ehk siis 3 meeskonda tegid tööd ja kõik ühise eesmärgi nimel, et kõigil oleks parem olla, ka meil endal oleks parem olla. Siis selles kevadises uuringus osales meil 28 julget, kellest väga paljud on ka õnneks siia tulnud. Ma isiklikult pean seda meie 4. meeskonnaks, et meil on 3 uurimismeeskonda ja 1 meeskond siis uuritavaid. Et nende töö ja nende panus ei ole kuidagi väiksem kui meie oma. Et neid oli kõige rohkem ja nende aeg ja see huvi linnaruumi paremaks muuta on ülimalt tänuväärne ja ma ei tea ühtegi teist linna, kus niimoodi kevadiseks 28, sügiseks veel 40 inimest oleks nagu niimoodi hea lihtne kokku saada. Ehk siis veel kord, aitäh. Nüüd siis me valisime välja kohad. Miks need kohad välja valiti, on samuti oluline, ma peatun selle korra, on see, et me valisime välja 4 kohta. Need 4 kohta valiti välja niimoodi, et meil oleks 2 äärmust. Meie 2 äärmust otsustasime, et on Peetriplats ja Joarg. Ja äärmuseid on vaja selleks, et me saaks oma uurimistulemusi valideerida. Et kui me võtaksime kõik hästi ühesugused kohad, siis kuidas me üldse teame, et seal mingisugune erinevus on. Ehk siis meil on 2 kohta, kus me näeme kohe, et siin peaks olema, see on eeldatud, et siin peaks meil olema 1 tulemus, teises kohas peaks meil olema teine tulemus. Ehk siis ruumiliselt hästi erinevad kohad, Peetriplats, suur asfaltväli, palju autosi, palju müra ja Joarg pigem selline looduslik, väga mõnus keskkond, hea istuda, aega veeta, nautida vaadet. Ja siis keskmised, mis on siis mitte sugugi vähem olulised, sellepärast et meie töö ja fookus on ikkagi elamupiirkondade parandamisel, siis Pähklimäe ja Taumani. Need kohad valitud. Siis selline üldine pilt. Enne siis nii-öelda töö alustamist, meil on 28 inimest ja me lähme käime nendega kõik need 4 kohta, mis siin kaardi pealt märgitud on läbi. Nüüd liigume edasi sujuvalt ruumiliste parameetrite ja ruumi planeerijate töö juurde. Nagu öeldud, ma ise, Priit Ingver, esindan täna siin meid oli 5 tükki rahvusvaheline, täiesti rahvusvaheline meeskond, lisaks 2 eestlasele, itaallane, austerlane, lätlane. Ja milleks selline hea rahvusvaheline meeskond on tegelikult see, et me tegelesime andmeanalüüsiga. Et andmeanalüüs moodustas meil sellise kogu meie töö põhja. Et me teaks, et me välistaks pigem sellise subjektiivse hindamise meie poolt. Et meil ei lähe keegi kohale ja ei ütle, et ma arvan, et see on see või ma arvan, et see on see. Me vaatame ainult andmeid. Ehk siis kasutame avaandmeid, mida igaüks võib internetist leida, kätte saada, analüüsida ja andmete põhjal teeme siis nii-öelda oma ruumilised järeldused. Selleks, et aru saada, kus kohas me hakkame tööle, kus kohas on need punktid, ütleme, et meie Austria või Itaalia teadlased ei ole kunagi varem Narvas käinud, neil pole õrna aimugi, mis siin on, siis me peame tegelikult vaatama kogu sellist linnavaadet. Alustame linnast ja siis liigume detaili poole, et paigutame nüüd selle koha, mida me lõpuks hakkame analüüsima, paigutame sinna ruumi sisse. Vaatame selle kontaktvööndit, kuidas ta seal keskkonda suhestub, kõik see. Ehk siis vaatasime ehitatud keskkonda, vaatasime looduskeskkonda, vaatasime ka see, et kuidas on
tänavate võrk, tänavate ühendus, millised tänavad on rohkem kasutatavad, millised vähemad, kas ja kuidas ühest ruumipunktist teise liikuda saab. Koostasime ka selliseid analüüse. Jällegi, see on puhtalt nii-öelda andmete põhjal, mis on saada. See kaart konkreetselt on maastikuanalüüs või maastikuanalüüsi selline kokkuvõte, kus need punased ruudukesed märgivad pigem selliseid kohti, mis on maastikuliselt mitte nii huvipakkuvad või potentsiaalikad ja potentsiaal on muidugi vale sõna, aga teises äärmuses on need rohelised kohad, kus on siis palju rohkem maastikuelemente. Jah, siia selle kaarti juurde veel seda, et mida rohkem me saame nagu tagasisidet selle kohta, et kas ka päriselt on niimoodi, sest see on ju ainult andmeanalüüsile baseeruv, et kas ka päriselt on niimoodi, siis me saame tegelikult oma meetodit, kuna see baseerub andmetele, me saame oma meetodit järjest paremaks muuta. Ja nüüd, kui me liigume nagu detaili, ehk siis me paneme selle inimese sinna istuma, sinna ühte punkti, siis meil on vaja teada, mis on seal selle inimese ümber, mis on tema see nii-öelda kontaktvöönd. Ja seal me vaatasime mitmeid erinevaid parameetreid. Siin on näiteks välja toodud väga hästi kõrghaljastus. Need on nii-öelda lennuki pealt pildistatud kõrghaljastuse osa. See ei ole puude tükiarv, see ei ole lihtsalt niimoodi näeb lennuki pealt, ütleme, et see rohemass välja. Siis vett läbi laskvad pinnad. Põhimõtteliselt asfaldi ja muru suhe, et kus on rohkem rohelust või kus on rohkem asfalt. Ja ka huvipunktid, erinevad huvipunktid on antud juhul sellised ruumikohad, kuhu erinevatel inimestel mingil ajal on nagu võimalus või tahe minna. Pargipingid, seal üleval Taumani piirkonna just, seal on see väike veekogu, pargipingid näiteks on välja toodud, siis on kioskid, bussipeatused, mis iganes sellised kohad, kuhu inimene peab ruumis liikuma. Ehk siis võtsime need kokku, andsime sellise, ma ei ütleks, et me otseselt nagu hindasime ruumi, me pigem andsime teistele tiimidele sellise nagu konteksti, kuhu nad need kasutajad selles ruumis paigutavad, milliseid elemente seal üldse võib olla, kuidas hakkab inimene nendega seal suhestuma. Ja siis nüüd, mis me edasi teeme, et kuna see kevadine oli väga põnev ja me nägime, et meil tegelikult oleks vaja ruumiplaneerijatena võib-olla veel mingisuguseid detailsamaid andmeid saada, siis nüüd selle sügisese uuringuga me lisasime juurde FIMA-kaamerad. FIMA-kaamerad on siin selline pilt, ongi sellest kaamerast, ja see põhimõtteliselt mõõdab kasutajakogemust. Ehk siis me teame, et kas selles ruumis on meil auto või on inimene, kui palju aega ta seal veedab, millist teekonda ta valib. Me saame näiteks määrata, et siit sinise joone pealt sinna kollase joone peale, et kui palju inimesi sinna kohta läheb. Need on pandud nendesse uutesse uurimispunktidesse ülesse just selle eesmärgiga, et näha, et kas ja kui kaua inimesed seal aega veedavad, kui palju on neid näiteks sõidukeid. Siin, ma ei tea, kes seda kohta teab, siis siin on nagu alati keegi pargib, ehk siis me saame sellise graafiku, mida me siis saame nagu analüüsima hakata, et kes, kaua, kuidas seal viibib. Siis seal on mul kaamera pilt küll ees, aga on selline vaadete analüüs. Vaadete analüüs on oluline selleks, et kuna see inimene istub seal koha peal ja tal on üks nagu vaatekoridor, mida ta jälgib, et siis me prooviks eristada seda, et kui keeruline tal see vaade on.
kas tal on objektid on pigem lähemal või kaugemal, on neid objekte nagu osad on lähemal, osad on kaugemal, et kui keeruline see meie ruumi sügavuse tunnetus seal tuleb. Sest see võib mõjutada väga palju nii-öelda teisi näitajaid. Ja siis ka mürakaarti oleme saanud ja mürakaarti paneme ka sinna juurde, et sügisel veel väga palju põnevaid tulemusi. Aga võtaks praegu kokku oma ja annaks Kajale edasi. Aitäh! Tere siis ka minu poolt. Mina olen Kaja Mädamürk ja töötan psühholoogia vanemteadurina. Ja mina koos Silver Sternfeldiga, kes on keskkonnapsühholoog, tegelesime siis selle psühholoogiliste näitajate küsimustiku koostamisega ja andmete analüüsimisega, et vaatasime, mis sealt välja tuli. Ja ma räägingi siis teile täpsemalt, mis mõtted meil olid ja mis lõpuks välja tuli. Et psühholoogia valdkonnas me vaatasime 5 erinevat nähtust nii-öelda. Et esimene oli siis üldine heaolu. Kõik inimesed siis vastasid kõikides nendes linnaruumi kohtades selle kohta, kui hästi neil on viimasel ajal läinud. Et igas kohas pidid siis mõtlema tagasi ja uuesti selle kohta vastama. Ja miks me seda tegime? Oligi siis põhjus oli see, et me mõtlesime, et äkki või inimestel võib ju tekkida küsimus, et kui mul on halvasti läinud, siis vahet ei ole, kuhu ma seal linnaruumis satun, ma mõtlengi, et see ongi halb koht siin, et ükskõik kus ma olen, kõik tundub tumedates toonides. Või teistpidi, kui inimesel on hästi läinud, tal on hea tuju, siis ükskõik kus ta linnaruumis on, kõik tundub väga ilus. Et sellepärast siis oli vaja igas kohas vastata selle kohta, kuidas on viimasel ajal läinud. Ja meie siis tahtsime vaadata, kas see muutub või ei muutu seoses siis selle kohaga. Ja 4 paigaspetsiifilise heaolu nähtust siis me vaatasime, et emotsioonid ja stress, et kui hästi inimene ennast tunneb seoses selle kohaga, paigakiindumus ja taastumine. Ehk siis täpsemalt kõikides nendes kohtades inimesed mõtlesid siis selle peale, kuidas neil läinud on, siis edasi nad hakkasid vastama küsimustele selle kohta, et kas see koht teeb neid rõõmsaks, kas siin mulle meeldib olla või teistpidi, kas see koht tekitab ärevust, see tekitab stressi, see on minu arust halb koht. Ehk siis emotsioonide ja stressi osa. Järgmisena siis, kas see koht omab ajaloolist väärtust või kultuurilist väärtust, kas ma tunnen selle kohaga sidet, emotsionaalset sidet. See on siis see paigakiindumus. Et paigakiindumus on siis selline nähtus, mis näiteks seostatakse ka reisimisega, et inimesed tahavad reisida sinna samasse kohta tagasi või kui nad näiteks kolivad, siis nad tahavad ikkagi sinna enda elupiirkonda otsida selle uue koha, kuhu nad kolida tahavad. Ehk siis nad tunnevad, et see koht on justkui nende oma või nad tahavad seal olla. Ja miks see on oluline on ka sellepärast, et mida kõrgem paigakiindumus, siis tavaliselt inimesed ka tahavad selle koha osas kaasa rääkida või tahavad seda kuidagi paremaks teha. Ja lõpuks taastumine, et kas see koht äratab minus uudishimu, ehk siis pakub midagi uut minu igapäevaellu, kas ma saan oma argimured seal unustada või hoopis teistpidi, äkki see koht ajab mind segadusse, et ma tahan, on ju siin midagi teha, tahan liikuda ühest punktist teise, aga ma ei saa aru, et kuidas sinna minna, mis ma nüüd tegema pean. Või see koht ei tundu terviklik, on ju, peab väga paljudest erinevatest ülekäiguradadest üle minema ja ma ei saa siin nagu vabalt ringi liikuda. Nii et kõik need küsimused, kevadel oli kokku ligikaudu 100 küsimust, iga kord oli vaja vastata, et psühholoogide tiimi poolt suur tänu muidugi, et see oli meie jaoks hästi informatiivne. Sügisel oli küsimusi palju vähem tänu sellele.
Ja mis siis me teada saime? Et meie suureks rõõmuks juhtuski see, et kui inimesed mõtlesid oma viimase 2 nädala peale tagasi, siis igas kohas neile meenus see suhteliselt sarnaselt, et kas neil oli siis läinud hästi või keskmiselt või halvasti, siis see ei muutunud, kui nad liikusid ühest kohast teise. Et selline tagasivaade oma elule jäi samaks. Nii et ükskõik, kus see uuritav oli seal linnaruumis ja mida siis meie uurijad Maie ja Deniss seal sehkendasid või mis juhtmeid nad külge panid neile, kui oli elu muidu hea, siis oli kõik selles mõttes korras. Aga mis muutus, oli ikkagi, kui inimesed hakkasid mõtlema, et okei, ma vaatan seda kohta, et ma istun siin ja nii olen siin Joaorus, et milline see minu jaoks tundub. Ja siin on siis nende kohtade profiilid nii-öelda, et siin on näha, et negatiivsed emotsioonid olid kõikides kohtades sama madalad. Ehk siis ei tahetud väga tunnistada, et see koht tekitab ärevust. Tõenäoliselt siis muidugi inimese enda hinnangul ei tekitanudki. Ei tekitanud ärevust, stressi, ei olnud halb koht, mitte ükski nendest kohtadest inimeste enda hinnangul. Aga positiivsed emotsioonid juba hakkasid natukene erinema ja väga palju siis erinesid paigakiindumus ja taastumine. Ehk siis siit jooniselt tuleb välja, et Joaorg oli sellise täiusliku profiiliga, madalad negatiivsed emotsioonid, kõrged positiivsed emotsioonid, kõrge paigakiindumus ja taastumine. Et selline hea koht, kus oma argimured unustada, mis omab inimeste jaoks ajaloolist ja kultuurilist väärtust, kus on mõnus ringi liikuda ja mis tekitab rõõmu. Aga rõõmu tekitas ka Peetri plats, et esialgu me arvasime, et see vist ei ole selline koht, aga tuleb välja, et inimeste jaoks sellel ikkagi on mingisugune kultuuriline väärtus, seal on ilusad hooned, üsna sellise tervikliku väljanägemisega koht ja on päris selge, kuhu seal minema peab ja mida seal tegema peab. Nii et selle poolest Peetri plats oli siis justkui teisel kohal meil psühholoogilise küsimustiku järgi. Ja Pähklimäe ja Taumani siis kahekesi koos siin madalad negatiivsed emotsioonid, pigem kõrged positiivsed emotsioonid, aga madalam paigakiindumus ja taastumine. Nii et kokkuvõttes, mis me teada saime, nüüd sügisel oli siis vastajatel palju toredam, neil oli 32 küsimust, mitte 93, et me saime välja valida tänu kevadisele uuringule sellised väited, mis eristasid neid kohti kõige paremini, kus siis inimesed vastasid erinevalt. Ja küsimustiku lõplik versioon selgubki siis sügisese uuringu ja Tallinnas tehtava lisauuringu tulemusena. Siis selle uue küsimustikuga juba nüüd ma julgen väita, et me saame eristada paigaspetsiifilist ja üldist heaolu. Nii et me ei pea nii palju muretsema sellepärast, et kui inimene halva tujuga sinna konkreetsesse linnaruumi kohta tuleb, et kui palju see siis tema hinnangutega kaasa tuleb. Alati midagi ju, kõik on omavahel seotud ja nii, aga meie küsimustiku puhul see siis nii tugevalt kaasa ei tule. Ja küsimustikuga me saame teada, kuidas inimene suhtub sellesse paika, et see just see, et millist väärtust see tema jaoks omab ja kuidas ta tunneb, et kas see on siis tema jaoks meeldiv, kas ta saab seal oma igapäevaelust taastuda või leiab seal midagi uut ja põnevat. Aga siis, mis tuli välja, et inimesed ei pruugi teadvustada, kui halvasti kehv linnaruum neile tegelikult mõjub, et see on siis see koht, kus me nägime, et meil oli 20 sõna negatiivsete emotsioonide kohta, et kõik, mis eesti keeles olemas on põhimõtteliselt, ja kõik oli siis hinnatud madalamad või niimoodi, et pigem ei nõustutud nendega. Aga siis inimeste keha võib-olla ütles midagi muud selle kohta.
ja sellest siis täpsemalt räägib Kristjan edasi. Aitäh, Kaja. Tere õhtust ka minu poolt. Minu nimi on Kristjan Pilt. Ma olen siis vanemteadur Tallinna Tehnikaülikooli Tervisetehnoloogiate Instituudis. Ja mul on tegelikult hästi hea meel siin olla. Hästi palju tuttavaid nägusid on. Nii siis kevadiselt uuringult kui ka sügiseselt uuringult. Mina esindan siis meie projektis meeskonda, kes pani inimestele need traadid külge ja viis läbi ka need mõõtmised Narvas. Et vähemalt need, kes on nüüd osalenud uuringus, et nemad vähemalt 2 inimest, ma kujutan ette, peaksid siit ära tunda nende fotode pealt. Aga nüüd siis veel natukene meeldetuletuseks, et mida me tegime nendele võib-olla ka, kes üldse uuringus ei osalenud. Et meie eesmärk oli siis tuvastada seda, kuidas inimese keha reageerib sellele, kui ta on erinevas linnakeskkonnas ja peamiselt me otsisime inimeste puhul siis stressireaktsiooni. Et milline on inimese stressitase ühes või teises linnakeskkonnapunktis. Ja kuna inimesed on väga keerulised, siis ühe parameetriga sellist keerulist reaktsiooni üles leida või tuvastada pole võimalik. Ja seetõttu võtsime ette siis teadusuuringud, kuidas laboratoorsetes tingimustes stressitaset siis on võimalik määrata ja võtsime need teadmised, natuke lisamisime omalt poolt ka sinna juurde, mõned uued meetodid ja koostasime siis andurite komplekti, natukene ehitasime ka juurde omalt poolt mõned andurid ja sai siis kokku selline komplekt, et me vaatasime siis ajulaineid ehk siis elektrilisi laineid, mida neuronid tekitavad ajus ja mõõtsime neid siis mütsiga. Siis meil oli temperatuuriandur, mis oli põse peale pandud, siis olid EKG-elektroodid, millega me vaatasime, kuidas süda töötab, milline on südame sagedus, milline on selle muutlikkus, vaatasime temperatuuri sõrme pealt, siis oli üks optiline andur, millega me vaatasime, millised on inimese veresoonkonna seisund ja siis oli meil ka paar elektroodi sõrmede peal, millega me vaatasime siis nahatakistust. Ja selle läbi siis me nägime, et kas inimesel on käed niisked või mitte, et kui inimene läheb stressi, siis käed muutuvad ka niiskemaks. Ja seal kõrval on siis näha üks foto ka siis meie uuringust. Ma märgiks siinkohal ära ka veel selle, et meil on 2 uuringut on läbi viidud. Üks oli kevadine uuring, mis oli selline esmane meetodi valideerimisuuring ja siis on meil läbi viidud sügisene uuring, et hetkel ma räägin sellest, mida me tegime kevadel. Ja seal on siis näha see andurite komplekt, mida me kevadises uuringus kasutasime. Uuring ise siis nägi välja selline, et me käisime erinevates linnapunktides, uuritav istus, vaatles ümbrust. Kõigepealt me palusime 3 minutiks silmad sulgeda, seejärel siis 4 minutiks silmad lahti teha, järgnes siis küsimustele vastamine ja siis me tegime ka ühe stressitesti. Ja siinkohal ka minu poolt suured tänud kõigile uuritavatele, kes nõustusid meiega koos selle uuringu läbi tegema. Iga uuring võttis aega 3 tundi, et te selle aja leidsite, pluss veel sinna juurde ka veel see aeg, kui me panime teile andureid peale ja veel me maha võtsime, et see oli päris niisugune poolepäevane tegemine teie jaoks. Ja samamoodi tahaks tänada inimesi Narva linnavalitsusest, kes olid meile väga suureks toetuseks ja kes siis teid üles leidsid või teie leidsite neid üles ja siis teid toodi meie juurde. Me viisime need uuringud siis kevadises uuringute raames, viisime läbi mõõtmised siis 4 erinevas kohas. Jaarus, Pähklimäel, Taumanil, Peetriplatsil. Ja kui meil olid need signaalid koos, kõik erinevad, siis me tegime nendele signaalidele sellise töötluse, vaatasime erinevad signaalilõigud,
pidime tegema igasuguseid erinevaid filtreerimisi ja kasutama keerukaid algoritme ja siis me arutasime välja parameetrid, mis me siis nendest signaalidest kätte saame, mida tuli sinna kokku umbes 1000 kanti ja siis me leidsime tänu selle uuringule siis üles need parameetrid, mis võiksid kirjeldada siis või eristada erinevat linnakeskkonda. Et tänu sellele uuringule me saime siis teada, et millised need parameetrid võiksid olla. Siis me võtsime need parameetrid, arvutasime välja siis eraldi südame-veresoonkonna heaolu kohta keskmised tulemused ja skaleerisime nad siis skaalale 0 kuni mitte 10, vaid seal on nurga taga on 100, 0 on see skaala. Ja siis me võtsime ka eraldi aju elektrofüsioloogilise parameetrid ja skaleerisime need 0 kuni 100 ja võtsime siis nende keskmised ja siis on nüüd meil siin need tulemused näha, et kuidas inimesed siis tegelikult tundsid ennast, et see jaorus kõikide, vabandust, ja siis on meil füsioloogiline heaoluskoor ka, see siis tuli nende 2 skoori, mitte aritmeetilise keskmisena, vaid ruutkeskmisena. See on natukene keerukam kui lihtsalt aritmeetiline keskmine, et kuna need omavahel ei ole sõltuvad parameetrid, siis võetakse ruutkeskmine. Aga see selleks, et meil on üks kogu füsioloogiline heaoluskoor ja siis me vaatasime ka eraldi südame, veresoonkonna ja aju elektrofüsioloogilist heaolu. Ja nagu näha, jaorus on siis kõige suurem see number. Kui me vaatame südame-veresoonkonna heaolu, siis oli Peetriplatsil oli see kõige madalam. Et see võib tulla sellest jah, et Peetriplatsil võib-olla on keskkond on suhteliselt mürarikas, seal on palju stiimuleid, mis ümberringi on. Võib-olla sellest tingituna siis oli inimestel pulsisagedus kõrge, pulsisageduse muutlikkus oli madal ja nii edasi, et ühesõnaga selles keskkonnas oli näha, et see südame-veresoonkonna heaolu erines nii-öelda siis jaorust. Ja Pähklimäe ja Taumani jäid siis sinna vahepeale. Aju puhul siis ülemine otsus on sama, et jaorus oli kõige parem, aga siis Taumani ja Peetriplatsi puhul on see vahetuses. Ja füsioloogiline heaoluskoor siis kattub selle südame-veresoonkonna heaoluskoori tulemustena. Et mis nüüd öelda nende tulemuste kohta nagu laiemas teaduslikus mõttes, et kindlasti sellist juhtmed külge on pandud inimestel ikka ka mujal maailmas ja käidud nendega inimestega siis läbi linna ja mõõdetud, vaadatud erinevaid punkte. Et antud juhul, kui ma räägin nagu teaduse mõttes, siis sellist komplekti signaale, mida me analüüsisime, seda pole varem tehtud. Ja ütleme niimoodi, me oleme võtnud praegusel hetkel parima teadmise, mis on laboris saadud ja viinud selle linnakeskkonda. Et kindlasti ütleks, et Narva on tänu selle uuringule tulnud nii-öelda ka teaduskaardile, et me saame öelda, et me viisime läbi uudse meetodi katsetamise Narvas, et te olete osa sellest. Mis me veel saime selle uuringu tulemusega kätte, et kui me eelnevatel slaididel näitasin, et meil oli seal EEG-müts peas ja neid andureid oli võib-olla rohkem, siis tänu sellele uuringu tulemusele me saime neid andureid natukene vähendada. Me saime sellest EEG-mütsist lahti, ehk siis uuritaval on tegelikult seda protsessi natukene lihtsam ka läbi teha. Ehk siis tänu sellele oli meil sügisest uuringut lihtsam läbi viia, meil läks natukene vähem aega ja uuritaval oli ka lihtsam ringi liikuda. Nüüd natukene ka tulemustest, kui me hakkame vaatama siis seoseid see nii-öelda füsioloogilise heaolu ja siis ka näiteks linnaruumi parameetrite või siis psühholoogiliste küsimustike tulemuste vahel. Et mis me leidsime oma uuringust, et südame-veresoonkonna heaolu sõltus sellest, kui suur on linnaruumi kõrghaljastuse osakaal. Iseenesest sellest ju pole väga midagi uudset, et meile meeldib, kui meil on rohelust ümberringi, et siis me tunneme ennast paremini selles keskkonnas võib-olla. Ja kui nüüd küsitakse, et
linnaplaneerijate poolt, et mis me peaksime nüüd nende tulemuste puhul tegema, et linnaruumi selles või teises kohas paremaks muutma, no siis ma ütleksin, et suurendame kõrghaljastuse osakaalu, siis inimese südame-veresoonkonna heaolu on parem. No igale poole ilmselt puid istutada ei saa ja seda kõrghaljastuse osakaalu tõsta. Aga see on üks selline seos, mis me saime siis füsioloogiliste parameetrite ja siis linnaruumi kõrghaljastuse osakaalu vahel. Mida veel huvitavat me leidsime, näiteks see füsioloogiline heaoluskoor, mis me arutasime kokku, et see sõltub väga hästi, nagu te näete, sellest, et kui keerukas on siis, see sõltub siis linnaruumi koha keerukusest. Ehk siis, kui meil on rohkem stiimuleid selles linnaruumi punktis, siis meie füsioloogiline heaoluskoor on madalam. Ehk siis me saame väga palju stiimuleid ja see tõstab siis ka ilmselt võib-olla meil seda stressitaset. Ja kolmas seos, mida ma välja tooksin, oli siis see, et kas meil on võimalus nii-öelda oma ette taastuda siis mõnes linnapunktis, kas see võimalus on olemas, et nii-öelda natukene ka rahu ja vaikust saada selles linnaruumi punktis ja see siis läks väga hästi kokku ka selle füsioloogilise heaoluskooriga, et mida suurem on, mida rohkem on neid võimalusi, seda suurem on siis ka füsioloogiline heaolu. Nüüd me oleme esialgselt siis kokku pannud metoodikat erinevates valdkondades, nii siis linnaruumi analüüsi osas, psühholoogiliste küsimustike osas ja ka füsioloogiliste parameetrite osas. Ja see metoodika on meil olemas, nüüd me üritame hetkel neid 3 parameetrite gruppi kuidagi kokku panna ja vormida seda heaoluskoori välja, et hea lihtne oleks võib-olla arvutada siit jälle mingisugune ruutkeskmine nende 3 parameetri põhjal. Aga kuidas seda täpselt esitada selliselt, et see ka linnaplaneerijatele midagi see number tähendaks, siis see on see, millega me hetkel tegelikult tegeleme. Siis, kes käisid sügisesel uuringul, me saime sellega õnneks edukalt hakkama ja lõpetasime selle oktoobris. Et hetkel me tegutseme nende andmete analüüsiga ja täiendama metoodikaid. Ehk siis me loodan, et nende sügiseste uuringu tulemustega me saame ka üks hetk teie ette tulla ja rääkida, mis me sealt leidsime. Sellepärast, et neid punkte siis sügiseses uuringus oli meil kokku 6, kui praegu oli 4, siis sügises oli meil 6. Ja sealt me kindlasti saame nii-öelda täiendada informatsiooni, mida me saame ka nii-öelda teile edastada. Nüüd, kuidas esitada seda heaoluskoori siis linnaplaneerijatele, et me hetkel töötame selle kallal, aga lihtsalt näitena tuua, et me võime arvutada tõepoolest välja siis need ruutkeskmised skoorid nendest 3 siis füsioloogilistest parameetritest, psühholoogilistest ja siis linnaruumi parameetritest, aga tegelikult iga selle numbri taga on palju rohkem parameetreid, mis siis on, siin on linna planeerimise, linnaruumi analüüsi parameetrid, siis on seal füsioloogia parameetrid ja siis on meil psühholoogiliste küsimustike parameetrid ja me võime teha sellised ämbliku diagrammid ja nagu te näete, visuaalselt nad eks ole omavahel nüüd erinevad, aga siin on kõik need parameetrid välja toodud ja nendest on ka nagu parem planeerijatel seda infot siis välja lugeda, mida üks või teine koht endast kujutab ja mida seal võiks siis ka võib-olla parandada. Ja lisaks meil siis toimub ka teenuse väljatöötamine teiste linnade jaoks, et saaks seda sama uuringut pakkuda ka teistele linnadele. See on minu poolt kõik. See on meie kogu selle projekti meeskond, kes siis on tegelenud selle projektiga. Siin kahjuks selle ühe selle akna taga on veel paar, ma ei tea, kas ma igaks juhuks ei puutu, muidu äkki jääb see ülekanne pooleli, aga seal on veel paar inimest. Nii, aitäh teile!
Tere päevast ka minu poolt, mina olen siis Külle Tärnov, proovisid vahetada, Targa linna tippkeskusest, Tallinna Tehnikaülikoolist ja ma natukene siis räägin taustainfot ja lühidalt, mis siis saab edasi. Targa linna tippkeskus iseenesest on siis teadus- ja arenduskeskus, mis on siis 2 ülikooli ehk siis Tallinna Tehnikaülikooli ja Aalto ülikooli ühine ettevõtmine ja meie sihiks ongi siis teaduse abil muuta linnad inimeste jaoks paremaks elukeskkonnaks ehk leida seda laadi lahendusi. Ja nii-öelda mõõdetavaks sihiks oleme me siis võtnud, et aastaks 2030 oleme me välja arendanud 20 uut lahendust, mis on siis kasutusele võetud ja juurutatud 30 linnas üle Euroopa. Hetkel on siis käimas 6 lahenduse arendus, millest 1 siis on Narvas ja 7 erinevat linna on siin praegu osalemas, nii et oleme otsast teel ja sealhulgas siis Narvas. Ja seda me kõike siis teeme sellise suurema piloodiprogrammi raames, mis algas 2020. aastal ja praegu siis 6 projekti on käimas ja loodame veel 8 käivitada, nii et kokku saab üle 10 erineva lahenduse siis selle raames alustatud ja loodetavasti suudame neid ka siis pakkuda paljudele teistele linnadele pärast seda, kui siis esimesed 1-2 linna on selle ära proovinud. Tegemist on sellise suuremahulistele pilootidega, ehk siis need pilootprojektid on sellised eelarvega kuskil 500 000 kuni 1,5 miljonit ja kestvusega siis 18 kuud, nagu on näiteks see projekt, kuni 36 kuud, ehk siis teadus peab selle aja jooksul jõudma lahendusi edasi arendada, neid linnas piloteerida, ideaalis ka jõuda siis võimalikult kasutuslähedaste lahendusteni juba järgmistele linnadele. Lisainfona veel, et meil on siis olnud 2 vooru, ehk siis need suuremad projektid algasid siis jaanuaris 2021, algasid 4 suuremat pilootprojekti, 2 väiksemat, sealhulgas siis see Narva heaoluskoori projekt algasid siis selle aasta alguses ja loodetavasti siis järgmise aasta lõpupoole või ülejärgmise aasta alguses siis me valime välja veel 6-8 pilootprojekti, mis siis algavad. Ja laias laastus kuidas me neid projekte teeme või valime, siis alati see algab linna vajadustest, et me alati kõigepealt küsime linnadelt, et milliseid probleeme on neil üldse vaja lahendada. Seejärel teadlased saavad pakkuda oma lahendusi, kuidas seda siis võiks lahendada ja siis linnad ja teadlased koos moodustavad meeskonna, millest me siis valime need, mida me siis rahastame ja aitame ellu viia. Igaks juhuks vaatan, et äkki meil jälle ei näita ekraani. Äkki ongi ikkagi. Ma korraks panen kinni siit selle stop share'i ja panen siit uuesti. Nii. Ja 2020. aasta suvel siis valisidki linnad välja 10 vajadust, mis siin on ka kirjas. Läksime nendega ka süviti ja proovisime aru saada, et miks neid lahendusi siis pole juba leitud või millised lahendused on juba olemas ja mis selle asja keeruliseks teeb. Nagu näha, siin on päris mitmeid energiateemalisi, transporditeemalisi, aga siis just nimelt ka andmete kasutamise ja linna planeerimise valdkonna asju. Ja 6 pilootprojekti, mis siis on praegu käimas, heaoluskoor nende hulgas, et on siis 4 suuremat. Green Twins siis proovib digitaalsele linnakaksikule lisada dünaamilised taimed, ehk siis kui me paneme puud või põõsad linnakeskkonda kasvama, siis hommikul õhtul vastavalt, kuidas päike liigub, on nende mõju siis keskkonnale erinev, samuti see, milline on puu, kui ta väiksena pannakse ja milline on 20 aasta pärast, ehk nii on võimalik siis simuleerida ja vaadata, mismoodi see rohelus ikkagi seesama kõrghaljastus näiteks siis mõjub meie linnakeskkonnale. Tuleviku transpordi ökosüsteemis tekitatakse selline, kus inimene siis põhimõtteliselt oma mobiiliäpis saab endale planeerida teekonna oma koduuksest siis, kuhu iganes ta tahab minna. See kombineerib siis erinevad liikumisviisid, olgu selleks siis isesuhtiv auto, tramm või siis need elektritõukerattad.
Ja nüüd nendes hajaasustusega kohtades, antud juhul selle piloodi puhul siis Rae vallas Järvekülas ja Tallinna Sadamas, liigub siis see isejuhtiv buss, mis siis nõudepõhiselt, kui sa äpis ütled, et ma tahaksin nüüd siit peale tulla, siis ta korjab need inimesed, kes on öelnud peale ja viib nad siis ühiskondliku transpordiga, trammi peale või mis iganes siis seal liigub ja sealt nad saavad sellega juba edasi liikuda. Ja need isejuhtiva bussi uus versioon ehitati nüüd siis nende Mitsubishi elektriautode põhjale, mis siis omavalitsustel tihtilugu hakkab üle jääma või paljudel neid on, et siis omavalitsused saaksid nii-öelda mõistliku hinnaga endale isejuhtivad bussid. Ja nii edasi, seal ma kõiki lahendusi ei jõua praegu rääkida, aga põhimõtteliselt on nad meil kodulehel olemas, et saate ka sealt kiigata, mis siis erinevaid projekte veel on. Ja kõigi puhul kehtib see, et kui me ühes või kahes linnas teeme ära piloodi, siis kõigil ülejäänud linnadel on loomulikult võimalus neid edaspidi siis kasutusele võtta ja neid hakatakse siis realiseerima kas läbi loodavate ettevõtetega, koostöös mõne ettevõttega või näiteks Heaoluskoori puhul siis läbi Targa linna tippkeskuse, kes seda teistele linnadele hakkab pakkuma. Ja selle konkreetse piloodi eesmärgiks oligi just saada siis linnale töövahend, kuidas reaalselt mõõta inimeste heaolu, mitte ainult selle puhul, kuidas ta arvab, et see on, vaid ka kuidas tema keha siis reageerib ja kombineerides neid 3 parameetrit, siis neil oleks lihtsam linna planeerida, nii et inimeste heaolu ka linnaruumis kasvaks. Ja nagu räägitud, siis väikse metoodika väljatöötamise uuring oli siis kevadel, nüüd sügisel oli siis täiskaala uuring 40 inimesega ja nüüd siis me tegelemegi sellega, et veel täpsustada neid erinevaid taipamisi, mis meil sellest mõlemast uuringust välja tulevad, siis kuidas paigutada need tulemused ka siis ARKis kaardikihile, kust nii linnaplaneerijad kui ka linnaelanikud saavad seda vaadata. Ja seejärel arendada tõesti välja teenus võimalikult mugavaks kasutamiseks ka teistele linnadele, et nii Eestis kui siis teistes linnades üle Euroopa kui ka maailmas laiemalt. Seda me juba vaatasime, et jah, teenuse mõttes, et see on linnale siis rakendatav eelkõige ütleme siis 2 olukorras. Üks on siis see, kui ta teeb oma üldplaneeringut või tahab vastuseid mingitele suurematele ruumilistele küsimustele, siis me aitame valida need kohad ja mõõdame juba nendes kohtades. Või teine variant, kui linn planeerib juba konkreetset arendust, et ma tahan seda parki või seda väljakut või seda elurajooni osa arendada, siis on võimalik seda mõõta nii enne, et sealt saada konkreetset sisendit siis arhitektuurilise ülesande jaoks, et mida me soovime, mida me ei soovi ja ka pärast, kui arendus ära tehakse, et mõõta uuesti üle ja vaadata, kas siis linnaelanike heaolu päriselt paranes, et see ei põhine ainult sellisel subjektiivsel arvamusel, kui linnaelanik pärast ütleb, et meeldib või ei meeldi, vaid me saame samamoodi selle ikkagi ära mõõta, kuidas see heaolu muutis või ei muutnud. Ehk siis linnadele see on jah oluline täiendav parameeter selleks, et aru saada ja argumenteerida siis linnaplaneerijatega ja ka erainvestoritega, et kuidas siis ka heaolu, inimese heaolu selles arvesse võtta, mitte ainult selliseid parameetreid, mida siiani on võetud ja mida saab nii-öelda matemaatiliselt mõelda või on kuskil reeglites kirjas. Ja see on ka kõik minu poolt, nii et suured tänud. Ja loodame teha palju uusi projekte veel ja eelkõige muidugi siin kontekstis loodame, et tuleb väga väärtuslikke taipamisi Narva linna jaoks ja me tõesti mõne aasta pärast võime tulla juba linna vaatama, mis siin on paremaks läinud nendes kohtades, mis nüüd said üle mõõdetud. Aga nüüd meie jutuaeg sai läbi, nii et kui on nüüd küsimusi, siis praegu on õige aeg küsida. Ja kui on nüüd ka seal, kes meil veebis kuulavad, soovivad küsida, siis samamoodi saab käega märku anda ja me saame sõna anda. Anna mikrofon. Tere. See on väga hea ülevaate, siis, mis võiks toimuda siis, või mis toimub Narvas ja mis võiks toimuda Narvas. Minu küsimus on natukene võib-olla teaduslik. See on heaoluskoor. Kas peab olema üks number või kas see võiks olla ka siis profiil?
Mina ise arvan, et profiil on kõige parem lahendus. Ja see on küll natukene keerulisem, et matemaatiliselt kujundada, aga siis profiil on kõige loogilisem ja kõige tulevikum skoor. Ja, ei, me kindlasti ei vaidle vastu teile, et me küll proovisime ka selle ühe numbri sinna arvutada, aga nagu te nägite, siis kõigi nende kohtadega me tegime ka need ämblikdiagrammid, ehk siis see oli praegu see, kus me proovisime nüüd näidata seda iga koha profiili, ehk mida seal on palju, mida seal on vähe, milliseid tundeid on vähe, milliseid on rohkem. Et sellega me nüüd näeme ka kindlasti vaeva edasi, kuidas seda veel paremini esitada ja võtame tagasisidet just nimelt ka linnainimestele, et millised on need küsimused, millele neil on vaja vastuseid ja kas me saame siit uuringust need vastused. Lisaks me proovime siis ka lisaks sellele profiilile teha sellised kasutajalood, et kuidas linnaplaneerijatele neid kohti iseloomustada, nii et nad selle baasil saaksid oma järeldusi teha ja otsuseid nii-öelda enda planeerimisel. Aga selle kõigega me teeme tööd praegu. Kas on veel küsimusi? Jah. Ilus sõna. Aitäh. See, et asi hakkab olema profiil, et see on ju meil juba mõnda aega selge ja et ma siin nüüd ei märganud, et ämblikke ma tean näidati, aga et meil oli seal üks kolmas versioon diagrammidest ka veel, kus olid need ristuvad jooned, eks ole, mis tõusid ja langesid. Et eks me tõenäoliselt neid ikkagi kuidagi koos hakkame vaatlema, mismoodi see lõplik väljund välja hakkab nägema, et see ilmselt on veel protsessis töö, ma kujutan ette. Aga pikk see number mõnel juhul võib ka olla hea, oligi siin, et kui kaardikihile tahta panna võib-olla lihtsustatult seda ülevaadet ja mõnel juhul investorile võib-olla meeldib siis investeerida kõrgema skooriga kohta, et mõnel juhul saab seda turunduslikult kasutada. No ja me just siin hiljuti ka või täna või eile või mingil hetkel ühesõnaga nentisimegi, et tegelikult see skoor numbrina huvitab tõenäoliselt ennekõike kinnisvara soetavat inimest, et sellisel lihtsustatud kujul, et see nii-öelda linna planeerimiseks eriti infot ei anna, aga jah, et võib-olla, ma ei tea, tõstab mõne kvartali mainet ja langetab teise oma või? Kas on veel küsimusi? Meil ei kuule lihtsalt internetist muidu. Minupoolne küsimus oleks niisugune, et kui teil oli seal 2 asukohti ja nende vahel olid 43 ja 49, kas siis on hinnatud ka nende olulisust? On see erinevus oluline või on ta statistiliselt võimalik? Jaa, on hinnatud statistilist olulisust, nii-öelda statistilise erinevuse olulisust, siis jah, on küll. T-testiga. Ja siis paaris T-testi, kui veel täpne olla. Tere, mul on üks rumal küsimus. Et kui ma vaatan neid ehitisi või tänavaid, ja mul võetakse mingeid andmeid, neid analüüsitakse, siis on arusaadav, kuidas ma võib-olla suhtun sellesse kohtasse või mida see annab nagu muuta selles kohas, aga kui mul on tühi ruum ja see linna ainult hakatakse ehitama näiteks, kuidas see välja näeb tulevikus? Teil ei ole veel midagi, mida analüüsida. Kuidas te teete vastavalt või nende andmete alusel? See on minu jaoks nagu mingi lünklik teadmine, millest ma aru ei saa. Tegelikult siin täitsa asjalik küsimus kohe, aga et siin
meie täna ühe varasema kohtumise ajal küll natukene mainis ka, et sellesama projekti või tööriista edasiarenduse kaugem tulevik võiks olla ka näiteks virtuaalse ruumi hindamine. Aga niikaua, kuni me ei ole jõudnud virtuaalse ruumi või ka siis näiteks hübriidreaalsuseni, sinnamaani tegelikult annab meile infi ka seesama tänane töö, kui mul on tühi ruum, siis tänu nendele 8 mõõtmisele, mis meil sügisel toimus, on mul väga palju parem ettekujutus, millises ruumis narvakas ennast hästi tunneb ja millises ruumis ta ennast halvasti tunneb. Ehk et ka tühja ruumi täitmisele annab see tänase olukorra hindamine juba mingi vastuse. Jah, aga tulevikus tõesti me loodame seda, et me saame seda katsetada ka siis tõesti hübriidreaalsusega, ehk kui me mõtleme mingisuguseid planeeringuid, mingid toredad mõtted, näiteks ma ei tea, 3 erinevat versiooni on arhitektide poolt tehtud, siis me saame inimese panna linnaruumi ja kuvada talle siis hübriidreaalsusega need 3 erinevat varianti ja mõõta siis tema eaelu, et kui see oleks nii, kui see oleks naa ja kui see oleks kolmandat moodi, et me saame ka seda arvesse võtta siis valikute tegemisel, mitte ainult, ma ei tea, hinda või praeguseid parameetreid. Selles suhtes võib-olla siis lisaküsimus, et kas need andmed, mida on kogunud salvestakse ja siis ka siis kas andmete hulgas kuuluvad ka demograafilised andmed? Aitäh küsimusest. Kõigepealt ma pean ütlema, et andmed kõik, mis me korjasime, kõik on anonüümiseeritud, ehk siis meil on lihtsalt, eks ole, uuringu andmed, aga ja me kogunusime nii demograafilisi andmed kui ka antropomeetrilisi andmed, et meil on jah, iga uuringu nii-öelda kohta on meil olemas vanus, pikkus, kaal, parema käelisus isegi ja seal oli veel mõned parameetrid. See küsimus oli selline, et saab ka siis linnaosad kujundada siis demograafilise profiili järgi. Ja, sooviksime ilmselt neid nende demograafiliste parameetrite järgi ka nagu kuidagi moodi neid analüüse teha ja neid eristada, et loomulikult kui siin 30 uuritavad, siis seda on statistilises mõttes, eks ole, väga keeruline teha. Et soov oleks, me võime need andmed kokku panna, aga kas seal nüüd ka mingisugust statistikat saab teha, selles ma väga ka. Aga me sügisese uuringu raames meil on seal 40 uuritavat, et võib-olla me 2 gruppi saame nendest teha, aga see on ka siuke väga piiripealne tegevus tegelikult. Aga see oleks kindlasti huvitav, sellepärast tegelikult, kui ma räägin nagu näiteks stressireaktsioonist, siis vanematel inimestel on ühesugune reaktsioon, eks ole, ja noortematel on hoopis teissugune, et vanematel inimestel on see juba madalam ja niimoodi ära natuke võib-olla väsinud, et noortematel on ikkagi väga selgelt näha see oluliselt paremini. Aga väga küsimus, aitäh! Aga kui vist rohkem küsimusi praegu ei ole, siis ära ütlemata suured tänud, et te tulite, suured tänud, et te uuringus osalesite ja me kõik loodame, et Narva linn saab palju paremaks elukeskkonnaks ja väga armas, et selliseid toredaid teaduslikke projekte ka siin linnas tehakse. Nii et jätkame koostööd, aitäh teile! Jah, siis selles mõttes võin täiendada, et sügisesed uuringu tulemuste analüüs praegu käib ja ilmselt siis uue aasta algupoole saame siis teada, mis sellest kõik välja tuli, nii et loodetavasti kohtume vähemalt mõnedega teist ka siis uuel aastal. Nii, kas võib-olla veebis on kellelegi midagi küsida? Suur tänu. Nii, Narva sai kiita. Aitäh, Rein! Okei, ja
et me kindlasti saadame jätku emaili kõigile, kes osalesid siis veebis ja siin, nii et sinna paneme siis lingid, kust saab siis neid videosid vaadata või slaide vaadata ja järele kuulata. Aitäh kõigile!